Et nagu siis ka sisse juhatati, et täna räägin siis raadamisest ja metsade degradeerimist vabade kaupade määrusest 2023/1115 ja täpsemalt siis keskendun sellele, et millised kohustused kaasnevad siis ettevõtjatele ja kauplejatele. Et lühidalt siis üldse, et mis viis selle määruse vastuvõtmiseni, et mis oli see kontekst. Et määruse vastuvõtmine on seotud sellega, et viimastel aastakümnetel on maailmas kadunud suur osa metsa, siis 30-aastase perioodi jooksul 90-ndast kuni 2020 kadus maailmast suurem maa-ala metsa, kui seda on kogu terve Euroopa Liidu territoorium kokku. Ja kuigi nagu on teada, on probleemiks ebaseaduslik raadamine, on ka tegelikult tuleb välja, et enamus sellest raadamisest on asukohariigi seaduste järgi täiesti legaalne. Ja mis põhjustab seda metsade raadamist, siis tegelikult suur osa on sellest seotud põllumajandusmaa laienemisega, et sisuliselt metsi võetakse maha selleks, et sinna tekitada põllumajandusmaa, mis on siis seotud erinevate saaduste tootmisega. Ja loomulikult selline metsade kadumine maailmast on seotud üldise elurikkuse ja kliimakriisiga, millega me silmitsi siin seisame ja see metsa raadamise määrus on siis ainult üks nii-öelda tahk sellest üldisemast rohepoliitikast, mida Euroopa Liit veab. Et miks Euroopa Liit nüüd on otsustanud nii-öelda sekkuda metsade olukorda kogu maailmas, on seotud sellega, et Euroopa Liit on suur kaupade tarbija. Siin on arvestuslikult toodud välja, et nende toodete import ja tegelikult eksport on kokku umbes 85 miljardit eurot aastas ja Euroopa Liidul on maailmas suur turujõud, mis võimaldab suunata ka tendentse siis väljaspool Euroopa Liitu ennast. Ja samuti on ka selle teema vastu suur huvi kodanikuühiskonnal. Et kui selle määruse vastuvõtmisel korraldati avalik konsultatsioon, siis tegelikult see oli Euroopa Liidu ajaloos seni populaarsuselt teine avalik konsultatsioon, et sellele laekus 1,2 miljonit vastust. Ja lühidalt, et mis on selle määruse eesmärk, ongi siis see, et minimeerida Euroopa Liidu panust metsade raadamisse ja degradeerimisse kogu maailmas ja selleks keelatakse teatud metsaraadamisega seotud kaupade turustamine Euroopa Liidu turul, nende tootmine ja samuti ka nende eksport. Ja siis sellega loodetaksegi lisaks siis metsade hävimise vähendamisele panustada sellesse, et tekiks vähem kasvuhooneheitgaase ja et panustada siis bioloogilise mitmekesisuse vähenemise piiramisse. Võtmekuupäevadest, et määrus võeti vastu eelmisel aastal, jõustus 29. juunil 2023 ja praegu on siis käsil nii-öelda üleminekuperiood. Et Euroopa Liidu ettevõtjatele ja kauplejatele rakenduvad kohustused selle aasta lõpus, 30. detsembril, selle erandiga, et mikro- ja väikeettevõtjatele rakenduvad kohustused siis järgmise aasta 30. juunil. Määruse kohaldamisalast, et määrus ei puuduta absoluutselt kõiki tooteid, vaid see ikkagi kehtib valitud saadustele. Saadused on siis valitud välja selle järgi, et milliste saaduste tootmine panustab siis ülemaailmselt kõige rohkem metsaraadamisse. Valitud on välja 7 saadust: kohvi, kakao, veised, soja, õli, valm, kautšuk ehk kumm ja puit. Ja siis samuti reguleeritakse nendest saadustest valmistatud tooteid, lihtsalt näidetena šokolaad, veiseliha, kummist siis valmistatakse rehve, mööbel, ajalehed. Et nagu sellest loetelust näeb, siis Eestis nagu toodetakse põhiliselt siis 2 saadust, veised, puit, aga ikkagi kõik nendest saadustes valmistatud tooted jõuavad impordina meie turule. Nii et sellega peavad ettevõtjad ja tootjad arvestama. Määrus on Euroopa Liidu reeglid, tähendab WTO ehk Maailma Kaubandusorganisatsiooni reeglitega kooskõlas, mis tähendab seda, et kehtestatakse sama
nõuded imporditud ja Euroopa Liidus toodetud kaupadele. Et WTO üks põhireegleid on see, et toodete vahel ei tohi diskrimineerida päritolu tõttu ja seda see määrus ka austab. Määrus seab kohustused ettevõtjatele ja kauplejatele. Kui küsida, mis on ettevõtja ja kaupleja vahe, siis määruse järgi ettevõtja laseb toote turule esmakordselt ehk siis toodab uue toote või toob selle esmakordselt Euroopa Liidu turule ehk siis kõige esimene importija Euroopa Liidus. Kaupleja teeb toote turul kättesaadavaks, kuid ta otseselt sellest uut toodet ei tooda või toodet ei muuda, ehk siis ka kaupleja näiteks jaemüüja. Et see määrus tõesti seab siis kohustused kogu tarneahela alates siis sellest esimesest tootjast, kes selle esimese saaduse valmis toodab, olgu see tootja siis Euroopa Liidus või väljaspool, kuni siis lõpuks selle jaemüüjani või kellel iganes, kes nagu tarbijatele selle toote kättesaadavaks teeb. Ja olenevalt ettevõtja või kaupleja suurusest on siis teatud erisused, kohustused, et lihtsustused siis väiksematele ettevõtetele, et kui küsida, et kes on siis mikroettevõte või mis suurusega on teie ettevõte, siis viidatakse siis direktiivile 2013/34 EL, kus on siis seatud teatud piirangud siis netokäibele, bilansimahule ja töötajate arvule, mille järgi siis arvestatakse seda, et millise kategooria alla ettevõte käib. Määruse kohaldamisalast siis need tooted, mis määruse kohaldamisalasse kuuluvad, et need leiab määruse esimesest lisast. Et siin ma lihtsalt tõin näiteks, et kui asjaomane saadus veised, mis on need tooted siis, mis nagu määruse kohaldamisalasse kuuluvad. Et elusveistest veiseliha ja kuni siis ka nahkadeni välja. Et selle määruse esimese lisa puhul tuleb ikka tähele panna seda, et see lisa on nagu ammendav. Et põhimõtteliselt, et kuigi näiteks kakaod võib ka täiesti teistes, näiteks ma ei tea, piimatoodetes kasutada, kuna piimatooted ikkagi ei kuulu määruse kohaldamisalasse, esimeses lisas ei ole mainitud, siis nagu šokolaadi sisaldav piimatoode ei kuulu määruse kohaldamisalasse, et tõesti nagu need tooted, mis on lisas mainitud, need kuuluvad kohaldamisalasse. Ja siis sellest, et kuidas siis nagu plaanitakse tagada seda, et need raadamise tulemusel toodetud tooted nagu Euroopa Liidu turule ei jõuaks, ongi siis see, et ettevõtetele ja kauplejatele seatakse siis hoolsuskohustus. Et põhimõtteliselt, mida see tähendab seda, et enne toodete turule viimist, seal kättesaadamiseks tegemist, peavad ettevõtjad kandma hoolt, et tagada, et need tooted on raadamisvabad. Et need tooted on siis toodetud järgides tootjariigi asjakohaseid õigusakte, mis tähendab siis ka tuleb arvestada kolmandate riikide õigusaktidega, mis on siis relevantsed metsaraadamise määruse vaatenurgast. Ja et need tooted on hõlmatud siis hoolsuskohustuse täitmise deklaratsiooniga. Et see deklaratsioon ei ole füüsiline dokument, mis tuleb kaasa anda ja samuti see deklaratsioon täidetakse Euroopa Liidus. Et kui toode ka imporditakse, siis esimene importija peab täitma hoolsuskohustuse deklaratsiooni, et kolmandatest riikidest nagu keegi seda kaasa ei anna, et see on Euroopa Liidu sisene dokument. Ja selle vormistamiseks on siis loomisel Euroopa Komisjoni poolt infosüsteem. Et ilma neid tingimusi täitmata pole siis lubatud viia asjaomaseid tooteid turule ega ka neid kättesaadavaks teha. Et rakendamise põhielementidest, et metsade raadamise ja metsade seisukorra hindamiseks siis on seatud ajaline piirang. Et lõppkuupäev on siis 31. detsember 2020, see siis arvestab ka siis ÜRO kestliku arengu eesmärke. Et arvestuslikult siis, et kui enne seda kuupäeva oli mets, aga nüüd on seal põllumajandusmaa, siis kui seal toodetakse asjaomaseid tooteid, olgu see kohvi, kakao, veised, siis seda toodet nagu Euroopa Liidu turul turustada ei tohi. Raadamine,
mis on põllumajandustoodete puhul siis nagu relevantse, puidu puhul on ka metsade degradeerumine väga oluline, et raadamist arvestatakse kui metsa muutumine põllumajanduslikult kasutatavaks maaks. Loomulikult seal on erinevad nüansid, aga nendesse ma nagu praegu ei hakka süvenema. Ja samuti on siis ka oluline range jälgitavus. Et kuidas üldse tuvastada see, et see konkreetne toode, mida meil müüakse, kas see on siis raadamisega seotud või mitte, on siis range asukoha tuvastus. Ehk siis tähendab seda, et tuleb fikseerida selle esialgse saaduse tootmise asukoha koordinaadid ja seda teavet tuleb ka edasi anda, mille järgi siis nagu selle hoolsuskohustuse täitmise deklaratsiooniga, mille järgi siis arvestatakse, hinnataksegi seda, kas see konkreetne toode, kas ta toodeti raadatud maal või mitte. Et nagu ma mainisin, siis nende hoolsuskohustuse täitmise deklaratsioonide täitmiseks ja kontrollimiseks on loodaval infosüsteem, kus ettevõtted, kes toodavad või turustavad asjaomaseid tooteid, peavad registreerima. Et selle süsteemi kaudu saavad ka pädevad asutused, riiklikud ja tolliasutused saavad siis deklaratsioonidele ligi, et ettevõte nagu neid deklaratsioone ei pea asutustele ise nagu kuidagi eraldi saatma. Väga oluliselt rakendamise seisukohalt on siis ka suunisdokument, mis on koostamisel, peaks avaldatama sellel kuul ja samuti siis ka korduvat kippuvate küsimuste dokument, mille uus versioon avaldatakse ka see kuu Euroopa Komisjoni poolt, et praegu võib tutvuda varasemate versioonidega. Et kui need dokumendid nüüd peaksid välja tulema lähiajal, siis need on kindlasti ettevõtetele väga olulised dokumendid, millega tutvuda. Et suunistes tuuakse ka välja erinevad stsenaariumid, mis aitavad siis paremini mõista seda, kuidas need kohustused nagu erinevatel juhtudel ja erinevate tarneajade raames võivad toimuda. Ja kuna metsaraadamise risk ei ole sama kõikides maailma riikides, siis selleks on loomisel ka võrdlusuuringute süsteem. Et sisuliselt kõikidele tootjariikidele maailmas antakse siis riskitase metsade raadamise degradeerumise vaatest, et kas on siis väike standardne või kõrge riskitase, mis mõjutabki siis seda kontrollimist ja kohustusi üldiselt. Et kui on riigil väike riskitase, siis on kohustuses teatud lihtsustused. Et kahjuks seda nimekirja veel avaldatud ei ole. Kindlasti on see väga oluline teadmine, et millises kategoorias siis Eesti liigutub, aga selle aasta jooksul saame siis selle info teada. Et lühidalt, mis see hoolsuskohustus ettevõtete ja kauplejate jaoks siis tähendab, see tähendab andmete kogumist, andmete kogumise ja säilitamise kohustust. Säilitamise kohustus kehtib 5 aastat ja see tähendab toodet, tarnijate päritolu, nende andmete nimekirjaga, mida ettevõte peab säilitama omaenda süsteemides. Selle nimekirjaga saab siis tutvuda määruse artiklis 9. Samuti see tähendab riski hindamise kohustust, ehk siis ettevõte peab siis kogutavate andmete põhjal hindama seda, et kui tõenäoline on see, et tema tarneahelisse või tootmisesse võib sattuda siis raadamisega seotud kaupu ja kui tuvastatakse, on see risk olemas, siis on ettevõttega kohustatud rakendama riskide vähendamise kohustusi, riskide vähendamise meetmeid. Ja kõige selle haldamiseks ongi siis ettevõttel kohustus luua omal hoolsuskohustuse täitmise süsteem. Et see on põhimõtteliselt protseduuride ja meetmete raamistik, mille ettevõte endale loob, et kontrollida ja hoida nagu järge sellel peal, et täidetakse määruse raames siis kohustusi. Et kord aastas on kohustuslik vaadata see süsteem läbi, kui on midagi vahepeal muutunud ja see on asjakohane, siis tuleks ka ajakohastada. Et ainult siis määruse järgi suurettevõtetele on ka kohustuslik avaldada iga-aastane aruanne hoolsuskohustuse täitmise süsteemi kohta, see tähendab siis kogutav teave ja need meetmed, mis ettevõte rakendab. Et siin lihtsalt
üritasin visualiseerida, et mida need kohustused nagu ühe tarneahela raames nagu tähendavad. Et põhimõtteliselt seda, et see, et keegi on, et näiteks tootja on hoolsuskohustust täitnud, on deklaratsiooni esitanud, et sellega nagu kohustust ei lõppe, et kohustused seatakse kogu tarneahelale selleks, et tehagi kindlaks, et ei ole mingit toodete segamist, et tarneahel ei satuks kuskilt mingid tooted, mis on raadamisega seotud, et see toode, mis nagu lõpuks müügi jõuab, et see on raadamisvaba. Ehk siis tarneahel kõik osalised peavad nõuetest kinni pidama, siis teatud nüanssidega olenevalt ettevõtte suurusest. Et lihtsustatud kohustused, nagu ma juba viitasin, et kui toode on pärit väikese riskiga riigist, siis ei ole kohustuslik ettevõttel või kauplejal viia läbi riskihindamist ja riskide vähendamise meetmeid rakendada. Kui räägime kauplejatest, kes teevad tooted ainult turul kättesaadavaks, siis kui nad on väikse või keskmise suurusega ettevõtteid, siis tegelikult see riski hindamine ja muud kohustused nagu neile ei rakendu, et nende ettevõtete puhul räägitakse ainult andmete kogumisest ja säilitamisest. Samuti siis ka lihtsustatud nõuded tarneahelas allpool asuvale väikese või keskmise suurusega ettevõtjale, kui toodete puhul on hoolsuskohustust varem täidetud. Ehk see tähendab sisuliselt, et kui näiteks väike ettevõte toodab uue tootest, mille puhul on juba hoolsuskohustus varem nagu täidetud, siis selle järgmise toote puhul see ettevõte ei pea hoolsuskohustust täitma. Kui aga näiteks toimub toodete segamine, et osa puhul on hoolsuskohustus täidetud, osa puhul ei ole varem hoolsuskohustus täidetud, siis tuleb selle mittetäidetud osa kohta ikkagi ka väikeettevõttel hoolsuskohustus täita. Ja ka see lihtsustus, et ettevõtjad võivad volitada teise ettevõtte esitama enda nimel selle hoolsuskohustuse täitmise deklaratsiooni. Et sisuliselt tõenäoliselt tekib lähitulevikus ka nii-öelda erasektoris teenuseid, mis siis lihtsustavad ettevõtetele aruandluskohustust. Et aga see on erasektori sisene, et riik nagu selles mõttes aruandlust ei tee. Kiiresti edasi, et siin on lihtsalt visuaalne näide sellest, et kuidas infosüsteem, mida Euroopa Komisjon loob, et kuidas see nagu välja võib näha, et siin on lihtsalt selline ekraani tõmmis nagu sellest, et milline see vaade ettevõttele avaneb, kui ta siis hakkab nagu neid asukoha koordinaate süsteemi sisestama. Siin on infosüsteemi funktsioonidest, ma kõike ette ei hakka lugema, aga põhimõtteliselt nagu ma ütlesin, siis infosüsteem ongi väga oluline, sellepärast et seal ettevõte saab esitada oma deklaratsioonid, neid muuta, hallata, seal ka ettevõtted saavad tarneahelas eespool olevate ettevõtete hoolsuskohustuse deklaratsioonidele viidata ja ka pädevad asutused saavad oma kontrollide tarbeks neid deklaratsioonidele ligi ja samuti ka tolliasutused saavad kontrollida selles samas süsteemis. Et nagu ma viitsin, see süsteem on loomisel. See kuu tegelikult eile avaldati, siis avaldas komisjon tehnilist infot siis selle kohta, et tegelikult on ka ettevõtetel, kes plaanivad siis luua või kellel on nagu oma sellised süsteemid nende hoolsuskohustuste deklaratsioonide esitamiseks, haldamiseks, andmete haldamiseks, et ka luua nii-öelda ühendusi komisjoni süsteemiga selleks, et luua automaatseid info edastamise võimalusi. Et sellele on mõeldud ja see on võimalik, et selle kohta tehniliste lahenduste kohta on komisjon andnud infot. Et suvest alates hakatakse ka looma siis avaldama kasutaja videosid, et kuidas seda süsteemi kasutada, hakatakse koolitusi läbi viima alates siis oktoobrist on nii kohapealsed kui ka hübriidkoolitused ja jaotatakse kasutaja manuaale ka, millega ettevõtted saavad tutvuda, et mida täpselt nad siis süsteemis ja kuidas nad seal süsteemis peavad toimetama.
ja novembri keskpaigast saavad siis ettevõtted omale hakata kasutajad looma selles komisjoni infosüsteemis. Ja lühidalt siis ka määruse jõustamisest, et kuidas tagatakse seda, et ettevõtted oma kohustusi toodet puhul täidavad, ongi siis see, et pädevad asutused viivad läbi kontrolle. Kontrollid on riskipõhised, olenevad sellest, et kus riigis see saadus toodeti. Et selleks on määrus seab ka kontrollide osas ette kvantitatiivsed nõuded, et kui toode on siis pärit vastavalt väikse riskiga riigist, siis on kontrollide määr 1%, kui toode on pärit kõrge riskiga riigist, siis on kontrollide määr 9% ettevõtetest. Koostatakse ka iga-aastased kontrollikavad, pluss siis teabepõhiselt kontrollitakse, kui asutus saab teavet või vihjet, siis ka sellele reageeritakse. Ja põhiliselt, mida siis kontrollitakse, ongi siis dokumendid, andmed, kontrollitakse ettevõtte hoolsuskohustuse täitmise süsteemi. Kui tekib kontrollide käigus ka pädevale asutusele küsimusi, siis on ka ette nähtud võimalus kohapealseteks ja füüsilisteks kontrollideks. Kui aastatakse võimalik nõuetele mittevastavus, siis pädevad asutused on kohustatud selleks ka rakendama meetmeid. Ajutised meetmed võivad siis endas hõlmata turule laskmise peatamist, toodete konfiskeerimist, ettevõtetelt saab nõuda parandusmeetmete kohaldamist, see tähendab mittevastavuste kõrvaldamist, turule laskmise ekspordi peatamist, toodete turul kõrvaldamist, et need määrus loetleb need meetmed, mida on siis pädeval asutusel võimalik kohaldada. Ja samuti on ka liikmesriikidel kohustus siis sätestada riiklikud karistusnormid, mis ei ole siis piiratud selle poolt, kui pädev asutus on nõudnud näiteks parandusmeetmete kohaldamist. Et nende karistusnormide väljatöötamine on praegu Eestis pooleli. Aga mida nagu määruses on ka välja toodud, ongi siis rikkumiste fikseerimisel siis trahvid, tehingutest saadud tulu konfiskeerimine, et tõsiste rikkumiste puhul ka siis räägitakse ajutisest turustamise keelust või keelust täita lihtsustatud hoolsuskohustus. Et nende võimalustega, mis määrus nagu ette näeb riigile, saab tutvuda artiklis 25. Ja mis oodatavad tulemused selle määrusega ongi siis see, et Euroopa Liit vastab oma kodanike nõudmistele, garanteerib, et need tooted, mida müüakse Euroopa Liidu turul ja mida eksporditakse, et need ei aita kaasa metsade hävitamisele kogu maailmas. Et Euroopa Liit vähendabki oma panust metsade hävimisse, et Euroopa Liit on ülemaailmsel tasandil teejuhiks, siis suunates ka kolmandaid riike selle poole, et tegeleda tõsisemalt metsade hoiuga ja tõsisemalt siis nagu piirata seda, mis on nagu seni toimunud. Ja ka selleks siis tehakse kolmandate riikidega aktiivselt koostööd, et nad oleksid nõuetest teadlikud, et nad oskaksid neid andmeid anda, mida need importivad Euroopa Liidu ettevõtted nagu peavad koguma. Et selleks ongi koostööprojektid ja programmid ja süsteemid loodud selleks, et ka kolmandatele riikidele teha selle rakendamine lihtsamaks. Ja kokkuvõtlikult ongi see, et kõik turuosalised, kes tegelevad asjaomaste toodete tootmisega, kes tegelevad turustamisega, kes tegelevad eksportimisega, et oluline on valmistuda siis selle aasta lõpuks, 30. detsembriks, et kõige kiiremini kohanejad saavad suure tõenäosusega konkurentsi eelise. Et kindlasti tuleb ettevõtetel tutvuda määrusega, kui nüüd lähiajal avaldatakse suunised, avaldatakse korduma kipuvate küsimuste dokumendi uus versioon, kindlasti tuleks nendega
tutvuda, et saada paremini aru nendest nõuetest ja seal on ka tuuakse väga olulisi näiteid selle kohta, et erinevad juhud, millega ettevõte võib kokku puutuda, et kuidas neile läheneda. Ja ongi lühidalt, et määrus põhineb siis läbipaistvusel, vastutusel, usaldusväärsel teaduslikul ja metodoloogilisel alusel. See on kooskõlas Euroopa Liidu rahvusvaheliste kohustustega, mis puudutab siis metsade hävimise peatamist ja samuti siis määrus on mittediskrimineeriv, kuna koheldakse võrdselt nii kodumaiseid tooteid kui ka siis imporditud tooteid. Aga see oli minu poolt kõik, et